see Joel laseb seal lapsel teha. Vlogmas järjekorra numbriga 11. Ja täna on juba teine advent. Et aeg läheb ruttu, ütleme siis niimoodi, et pool jõulukuud ongi läbi siis. Noh, tähendab mitte tegelikult sellepärast, et täna on alles 10. Aga lihtsalt, et kuna on teine advent, siis jõululoopäev on ju 4. sel aastal. 4. advent. Nii et selles mõttes on justkui pool maad nagu käidud. Tegelikkuses on alles 3. kuust läbi, et ei ole nii dramaatiline asi üldse, aga 2 nädala pärast on jõulud. Varsti järgmine nädalavahetus hiljemalt, kui mitte varem, tuleb kuuskosta. Aga selleks ajaks peavad allkapid koos olema. Ma nüüd naudin pühapäeva ja teen endale selle maski panen nüüd nagu Coco Star Slice Mask Sheet Banana. See on nourishing and moisturizing. Vot. See on siuksed nagu tükkidena käib näkku. Jõhker banaanilõhn. Eriti tugev lõhnaga ossarraks. Ma ei oodanud siit üldse nii tugevat, nagu reaalselt nagu banaanilõhna. No, siuke tunne, et nagu mingi banaan on nagu ära purustatud. Siin on nagu 2 lehte, ma arvan, et ma pärast kõike ei teegi. Ja kuna see on see nii sütav, siis paneme siin silma alla, kõik silma alla, mul on eraldi maskid. Aga see sobib ka täpselt oma kuju poolest siia. Ma olen nagu mingi multikategelane. Tegelikult ma kasutan teise poole ka ära. Vabal ajal meeldib Joelile laua all istuda. Sunniviisiliselt. Kästakse. Ja mina panin endale teise arvuti praegu püsti. See ID-kaardi mingi jauran siin. Et äkki saab mängida täna. Would be lovely. Nii võõras näeb välja. Suht paks ikka, väike pätsikene on see. Aga võõras on jah. Kas lähme sauna? Sauna. Lähme sauna. Sauna. Nüüd teeme endale jälle kakaod. Võtame piparkooke ja siis lähme teeme kalendrit lahti. Nii, me käisime tegime siis omal kakaod valmis. Käitsime piparkoogid üles ja nüüd on aeg teha lahti number 11. Must enne. Jah. Ja neil on koll muka peal. Tumne on hullult hea. Ja tänase kalendri avamise taustaks siis teema, mis võtsin kommentaariumist, et esimene, et kuidas kujunes välja meil see 2 korda jõulude tähistamine. See on meil ju vist olnud algust peale tegelikult või? Aga... Päris algust mitte, aga mingi... No see kujunes välja niimoodi, et kuna sina oled harjunud või ma ei tea, sul on kogu aeg olnud jõulud kodus, siis olid ühed jõulud meil siin. Ja tegelikult täitsa alguses oli niimoodi, et mina olin lihtsalt siin ilma minu vanemateta. Sinu ema ja vanaema ja sina. Nii vist oli äkki 2 korda või? See oli 1 või 2 korda. Sest esimene aasta me ei olnud koos jõulude. Ma ei mäleta, kas 1 või 2. Ei, kas rohkem ei olnud või? No ühesõnaga. 1 aasta ma lihtsalt küsisin Joeli ema käest, et mis te 24 teete. Et äkki tehistaks koos. Ja siis nii jäigi. Et me tehistamegi 24 aastat koos. Vanematele lisaks sinu vanaema ka, aga nüüd ta enam ei käi. Vanaema enam meil jah, jõuludel ei ole. Et siis jah.
niimoodi kujuneski välja, väga keeruline vastus, aga väga lihtne. jah, et lihtsalt ükskord küsisin, lihtsalt tuli selline mõte, et Joeli vanemad võiks ka meile tulla, aga et kuna Joelil on õdesid nii palju, et siis päris sellist suurt ühte pidu nagu ei tee kodus. Ja ma tahan ikka nagu kodus pidada jõule. Et minu jaoks on see nagu üks siuke tugev traditsioon. Ja kuna Joeli pere koguneb tavaliselt vist ei olnud nii nagu raiutud reegel, et meil on nii palju inimesi ja kõigil on oma pooltel on oma pered juba. Kahed jõulud vaja pidada, et siis on vaja 25 või 26 oleme Pärnus siis kõigi Joelipere nende lastega ja nii see tuligi. Ja üks teine küsimus, mis on hea varem ära rääkida, et millised on head kingiideed meesterahvale? Meesterahvale? Mina pean ütlema. No sina võid öelda näiteks jah, et ütleme nüüd näiteks mingi isadele on tavaliselt raske kinkida, sest et nemad on täpselt sellised, et kõik on olemas, midagi nad ei taha, kui nad midagi tahavad, nad ostavad ise. Ja ei ole sellised nagu väga sellised luksuse armastajad ka, et mul on see asi nüüd 2 aastat olnud, et ostaks nüüd uue sellepärast, et lihtsalt osta, et naisterahvad võib-olla pigem on sellised. Meil nagu sinuga tavaliselt on nagu lihtne, et me ütleme teineteisele, et mis see võiks olla. Kingid, et selles suhtes mul tavaliselt ei ole seda, et mis ma talle kingin, aga meil on Joeli isaga tavaliselt see kõige raskem on temaga, aga sel aastal me kuidagi mai blogis oli üleval, Sincerely Bitter blogis oli üleval see kingi ideede postitus siis ja seal ma nägin Crafteri nahast rahakotti ja siis me mõtlesime, et me võiksime Joeli isale ka kinkida sellise. Varasemalt me oleme kinkinud ju... No sellist klassikalist asja, et me kinkisime hea pardli. Või mitte pardli, aga... Raspberry selle raseerimus žileti komplekti. Ja kunagi varem oleme kinkinud ka mingit seda žileti komplekti ju. Võimalik. Et jah, et nendest mingisugused kuluvad asjad, et mis nad nagu nii kasutavad, et siis võib-olla lihtsalt nagu kõrgemast hinnaklassist teinekord osta midagi või... Et kinkekaardid ei ole jõuludel nagu hea asi. Et kui keegi tahab teha nagu mingit suuremaid kinke, aga tegelikkuses miks mitte panna lihtsalt, et mingi selline hea söödav korvitäis asju kokku. Aga mul oli siin nüüd Nexi Soft Matte Lip Cream toonis Sao Paulo. Ja see siin praegu selles õhtuvalguses tundub jumala ilus olevat. Mul tulegi ette, mis me oleme kinkinud mingisuguseid... mingid näokreeme vaata võib ka kinkida mingid hooldavaid või midagi sellist. Jah, sest vaevalt meesterahvad väga viitsivad kuskil riiulite vahel tuuseldada ja valida endale mingisuguseid kreeme välja. Joel võtab ka seda, mis minul riiuli peal on ja meestega on jah raske, nad aga ei taha midagi ja siis ei oska nagu midagi nende kinkida, et neile ei saa näiteks nõusid või ehteid väga ei kingi. Mis sa kingiks tahad, mis sa jõuluks tahad? Viimastel aastatel aina enam on seda, et ega ma väga midagi ei tahagi. Ja see isale kinkimine on see, oleneb nagu mingist vajadusest või midagi ka vaata. Jah. Näiteks mina tahtsin see aasta sooja pesu. Meil tegelikult üldse välja kujunenud nii, et kõik küsivad enam-vähem, et mis sa tahad. Meil nagu väga mingit üllatust ei ole. Nagu üllatus on see, et milline see on või midagi taolist, aga... Meil jah üllatust ei ole. Enamasti on nagu see, et küsitakse, et mis sa tahad. Või mis te tahad. Ma eks ta on nagu... su emale tõenäoliselt tuleb nüüd üllatus see aasta. Ja tegelikkuses Joel ise ei tea ka, mis ta saab. No meie neile tavaliselt teemegi enam-vähem üllatusega, aga nemad... Küsivad väga konkreetselt meilt, jah. Meestele tõesti saan aru, kust see küsimus nagu tuleb. Ei, naistel on raskem. Sul on nii palju rohkem valikut või? Jah. Ühesõnaga, mis siis head olid? Mingid habemajamisvahendid, mingid hügieenitarbed, kehahooldus, nahahooldus. Mingi tilulillu ei maksa minna. Miski lihtne peab olema ilmselt, et mehed väga ei viitsingi. Ma arvan, ole isad on kindlasti tõesti erinevad või mehed. Ei, no muidugi on väga erinevad, aga ma saan võtta ka ainult meie kogemuste järgi. Siis, kes loeb, raamatud on väga head.
mingid söödavad komplektid kokku panna, võib-olla kellelgi on mingid lemmik alkoholne jook on ju. Need vaatavad need veini need degusteerimised. Õlle mingid siuksed peaks ka olema ju. Ja kindlasti on mingid kinkida mingisugune mingi degusteerimise õhtu, ükskõik mis asi siis on, et näiteks nagu kogemusi kinkida. Et igasuguseid toredaid asju on, mida saab teha, et kingitus, mis nüüd on mingi kingitus.ee vist on üks koht, kus saab nagu väga häid asju valida. Üks hea idee, ma arvan, mis ma ise mõtlen on hea, kui keegi kingiks minu puhul mingid, ma ei tea, näo või kätekreeme või mingid siukest nahahooldusasju, sest mees üldjuhul ise ei osta või ei küsi või ei tee. Ma ei tea, mina küll ei mõtle ise, et ma peaks minema ostma, aga kui mul on, siis ma kasutan. Ja ei maksa teha, et kas sa tahaksid või? Sellepärast siis tuleb siuke, ma ei tea. Vahet ei ole. Nii et ma ostsin Jallile alles hiljuti kätekreemi ja siis ma küsisin talt lihtsalt, et kas sa tahad seda kohe kätte saada või sa tahad seda juurkuus olla. See on mul kontoris laua peal ja osad on veel kasutanud seda. No näed, hea kõik oli. Sai kohe kätte ja. Ja mul on ju tegelikult talvel iga aasta on mingi üks sinu kätekreem töö juures või läpakakotis või kuskil taskus. Sellepärast mul nad ära ongi haitunud vaikselt. Näokreem on ka trennikotis. Näokreemid on jah niimoodi, et sujuvalt. Ma mõtlengi, et ma tahaks tegelikult siin lähipäevil filmida ammu plaanis olnud nahahooldustoodete video. Ja siis ma just mõtlesin, et kuidas ma saan öelda, et meil on olnud see Madara SOS sarja kreem ja seerumid, et meil on Joeliga kahe peale nagu ära kasutatud ja suuremalt jaolt isegi pigem on Joel ära kasutanud. Nüüd on see mingi pihla. Pihla jah. Pihla jah. See mis seal all imimehtus lava peal on. Seda ma kasutan iga päev. Ja ma kasutan ka, et see on nii hea koha peal, et see on meeles, ma kogu aeg panen seda peale. Vot nii, ja täna ma jah kodust väljas ei käinud, me tegelikult tahtsime, vähemalt mina tahtsin natukene meie ehitusprahti ära viia. Aga me selleni ei jõudnud, me niisama munesime. Sa got distracted by WoW. Ja jah, nüüd me hakkame WoW-i mängima. Aga isegi mitu ütles mulle, et tahaks mängida nii, et. Siin on see vahepeal hea mängida. Jah, no sinul on muud mängud ka, minul on ainult WoW, et ma võin nagu põhjusega nagu väga rõõmus selle üle olla. Kes veel mängib arvutimänge, siis kirjutatke, jah, mis te mängite ja kas te olete sellised nagu stabiilsed mängijad või mängite vahel, kuidas tuju tuleb, et kõik nagu mingid niisama mingi Candy Crush ja need asjad nagu ei loe, aga arvutimängud kõik läheb. Olgu see mis tahes, kas lihtsalt selline mäng, mis sa teed korra läbi ala mingi Harry Potter on ja või Assassin's Creed või mingid online'is või Sims või ükskõik, et kes midagi mängib, pange kirja meile. Oleks väga huvitav lugeda, et kui paljud meie väikest hobi jagavad. Võt ja võite ka panna kommentaaridesse kirja kingiideid meesterahvastele, sest et keegi ikka leiab, et teie võib-olla teie jaoks selline tavaline idee on kellegi jaoks nagu uus mõte ja saab sellest kasu. Aga homme näeme. Tšau. Tšau.